üks kontaktipoiss just tegi väga ilusa boksi esituse. Vaatame, kas Uskovi enesekindlus läheb siin nüüd. No pressikajal ja kaalumisel oli mees väga enesekindel. Mina tean, Instagramis oli vanati body snatcher. Ootame kehatööd siis väga head, aga juba Reemetsa tehnika mulle väga meeldib, ma olen taga sparrinud, ma tean, et ta on väga tehniline ja oskab. Ja praegu Uskov väga korrektselt esikäsi jälle töötab, täpselt Jevgeni kool jälle hakkab pihta, kas Reemetsal on sellele vastu, ja tabab. Hea släpi haagi praegu. Siin on näha teravust meestel. Tase muudku tõuseb iga matšiga. Muidugi pro-rekord on pro-rekord, kõik tahavad võitu kirja saada. Oi. Väga terav lähi, hea apper, väga ilus. Oi, 2 apperit. Oi, aga tuli parem AK sealt ilusti. Tuli. Ja jääb praegu väga hästi. Siin me näeme kakkus, minge sinna Clashi ruudu sisse veel rohkem. No nii. Ilus. Väga ilus töö. See on fight. See tuleb juba see, mida me oleme oodanud. See on profiboksi vääriline kindlasti. Oi, hea tagumine sirga, hea küljevahetus Uskovi poolt. Väga julgelt, mõlemad mehed on löögivahetus. Julged ei karda mitte midagi ja teevad oma asja. Oi. Siin ikka lendab apperid, otsitakse väga palju lähivõitlusi, no apper väga hea relv on. Ega dirty box. Ja haak. Siin toimub palju juba praegu. Oi, ja hea parem haak Reemetsal. Läks siuke laisalt lööma seda apperit ja sai kohe karistatud. Ilus peatöö boksis. Boksis muidugi võib pea alla panna, seal rahulikult põigata. Uku, mis tunne sul oli profiboksides? Oli palju, aga oli palju siukest hetki, kus mõtlesid, et nüüd tahaks jalaga lüüa või põlvega klintšida? Oli seda momenti, kus ei oska lihtsalt midagi teha, nagu et mees on su ees, küünitab sinu ette ja sa ei saa teda lüüa mitte millegi muuga, kui ainult kätega, mis on juba murdunud. Ja täpselt, kes ei kuula, kes ei tea, siis Uku võistis eelmine vahetus Liigil tegi oma profi boksi debüüdi ja tegelikult mehel oli saladuskattel, üks käsi oli katki juba, Nukionu, aga lõi faidis mõlemad uuesti ja lõi, mis oli katki, lõi uuesti katki ja see, mis oli terve, lõi katki. Jah, mõlema käe nii-öelda boxer's fracture, ehk siis kämblaluud pooleks täitsa. Mis raundist tead ka või? Esimeses läks parem käsi ja teine käsi läks siis, vasak käsi läks siis teises raundis. Ehk siis 2 raundi pani katkise käega? Täpselt nii ja tuli ikka vajutada seda meest, tema pea kandis väga korralikult. Kandis, ei ta tahtnud ära kukkuda seal üldse ikka. Oli korralik ladumine, pidid ikka profi debüüdi välja teenima. Aga siin on sõda käimas parasjagu praegu. Korralik, siin käib löögivahetus. Väga korralik vahetus. Ja viimased 3 sekundit ja Reemets tabab veel. Praegu väga võrde raund löögivahetus. Võib-olla Reemets selle lõpulöökidega, see tõmbas selle raundi enda poole võib-olla. Mainisin ennega, iga korraga üritus läheb paremaks, võimsamaks. Ja kõva sõda, vahetus, missugune. Esimeses sekundis, 5 sekund pait olnud ja mehed juba laamendavad. Oi. Väga põnev sellist asja vaadata. Väga hästi töötab praegu. Oi, paneb ilusti käed tööle. Natuke Reemets on rütmi ära rikkunud oma löökidega nüüd. Väga ütlen ausalt, see on tasemel boksi fight, mida vaadata praegu. Mulle meeldib, kuidas Uskov kasutab topelt. Raske keha. Parema käelööki, paremat apperit lööb teist korda topelt. Ja ilusti läheb see, teine apper läheb väga hästi läbi sealt. Väga hea apper käe alt. Ilus apper jälle. Palju apperit, lähivõitlusest tulevad apperit. Ja tabab praegu järjest. Ja jälle tabab apperiga. Ja jabiga. Ilusti alt läbi. Apperit. Reemets on praegu natukene tabab rohkem. Uskov proovis selle volüümiga seda teha just. Kõvasti viskab välja, aga Reemets toob tabab. Ütlen kohe ära, et selliseid tugevaid apperid sinna otsa ette visata on väga... Oi, ja ilus apper! Oi! See on pautamine, mehed on minut 20 järjest laamendanud. See on ikka korralik. Aga ega sealt selles suhtes inertsi seal löögis väga sees ei ole, et nad on ikkagi siuksed lühikesed, pisikesed löögid. Nad ei ole siuksed lõpetavad tegelikult. Seda küll. Näevad vägevad välja, aga seal ei ole seda ühte pauku. Ja nüüd Reemets. Väga huvitav, Reemets tabab selle üle selle vasaku õla Uskovil.
Uskov No peaks nii. põikast magama No nii. natukene. Need õiged matsud tulevad alles siis, kui kumbki hakkab avanema rohkem. No minut 50 oleme näinud ladumist. Reemetsal hakkavad vaikselt vist käed väsima. Kublik elab kõvasti Sandrile kaasa. Ja Sander nüüd võtab natukene seal võib-olla siis. Ja siin on puhtalt conditioningi teema vist natukene, et on näha, et on sükest raskust juba sees. Liigutuses. Ja löök on natuke aeglasemaks jäänud. Uskov ikka volüümiga töötab. Sellised lahtised käed, aga järjest viskab. Aga Reemets tabab neid. Ja ei, kõvad paugud. Oi, see on hea vaadata. Mul on hea meel, et siin on veel, see on alles teine raund. Ja me näeme veel ühe raundi. Sükest asja mulle meeldib vaadata. Naudib. Oi, ja nüüd Uskovi haamer läks napilt mööda. Oi. Ja jälle topelttapperit proovis. Tõesti väga vaatemänguline see matš on. Ui. Võtab ennast ilusti lõpus kokku. Ja korralikult. Reemets läheb natuke liikuvamaks, ei ole enam löögi vaja. Ja ilu. Väga jõhker raund. Kõva. No nii, just Ukuga rääkisime, see fight läheb aina põnevaks iga hetkel. Kui hakkab Reemets väsima, siis Uskov hakkab seda fighti üles. Aga kolmas ja otsustav raund tuleb nüüd. Minu jaoks on see fight täpselt 1-1 raund väga. Täpselt. Reemets alustas esimest hästi, aga praegu Uskov teises raundis oma volüümiga lihtsalt. Kas Uskov muudab tadikat, läheb hoopis rohkem distantsile mängima jääbiga või läheb ikka kakluks tagasi meil asi? Proovib sellist tugevat counterit teha. Reemets. Väga ilus neljane käte kombo Uskovi poolt. Kaitse on tugev ees, ega sealt läbi naljalt ei löö. Oi, väga ilusti tuli sealt alt see vasak kapper. Ui, mis ilus body, ilus body. Aga võlgu ei jää mehed, no see on luksus vaadata praegu. 1-2 Uskovi poolt. Reemets natuke lööb sükest nagu läppi natuke jätta siseosaga. Ei saa nukke päris hästi peale keeratud saab tundub. Läheb seda ühte maksa lööma ja saab kohe karistatud ka. Kohe counterit tulevad. Aga pikalt nüüd. Oi, 10-15 lööki järjest. Aitsa julm. Vot see on juba conditioning, et sul peab olema korralik. Oi. No mida veel Rapas saab tahta sellest paidist teha? Julm pait. Nüüd on praegu lihtsalt see, et kellel on rohkem seda energiat sees. Kes kannatab rohkem, ega Uskovil on ka suu lahti, hingab juba. No pikad seeriad ka. Oi, väsind on Uskov, väsind on, aga Reemets samamoodi väsind. Kas suudab ära noppida siit selle nüüd? Uskov lööb. Ja läks suure Tysoni haagiga hüppe pealt. Tihtilugu ongi see, et jääd ootama seda, et lööd ära, et siis tuleb minu kord, aga teinekord, kui see 15-20 löögilised kombod on, siis ei tulegi seda korda. Ei tule. Võtab lihtsalt kõik vastu. Ka mõlemad mehed on väsinud. Viimane minut. Kumb võtab selle fighti ära nüüd? Oi. Ja Haak Uskovi poolt. Ja läheb, ilus, jälle see parem upper läheb hästi. Oi, kus sukeldas Reemets, ei saa pihta. Ütsa kreisi. Ja juba ikka jõu. Te kätt Uskov, kannatavad ka mõlemad mehed. Ilus liikumine. Põnev, raske, ilus lühike. See oli juba siuke hea tuulekas Uskovi poolt. Väga muljet avaldav liikumine haakide alt ja see oli raske haak, mida läks lööma praegu. Reemets nopib. Tahaks näha knockouti. Meil on siin 15 sekundit jäänud. Muljet avaldav pealiikumine mõlema mehe poolt. Nüüd on vaja plahvatada. 10 sekki. Seiske ja lööge. Ja laamendage. Uskov läheb laamendama sealt. Ja tuleb. Jah. Ilus fighti lõpp. All in lihtsalt. Sander!